Minu jaoks on see puhas rõõm. Minu jaoks on see jalutuskäik metsas. Minu jaoks on see trenn. Minu jaoks on aeg sõpradega. Minu jaoks on see tee. Tere tulemast vaatama Eesti talviseid meistrivõistlusi 2017. Me oleme Pärnus Jõekääru discgolfi rajal ning minuga koos on siin Rainer Kala. Tere ka minu poolt. Hakkame siis vaatama viimase päeva liiderpooli, kus mängivad Silver Lätt, Siim Isup, Kristo Vaikmaa, Silver Koni ja Markus Dvinjaninov. Vahi. Ja Lätt siis praegu juhtimas. Ja muidugi kohe meie ees ka president Rein. Isiklikult jah, Rein juhatab ilusti viisakalt sisse selle asja. Ja esimene rada on siis selline 99 meetrit, saab minna nii tagantkäe kui eeskäega. Antud päeval minu arust tuul ei olnud veel väga suur, vähemalt seal, ja eeskäega minek oli selline suhteliselt nii-öelda õnnelik, tähendab mitte õnnelik, vaid lihtne nii-öelda teguviis, vähemalt teoreetiliselt. Ja, Silveri vise lähebki siin kohe natukene, kuidas ma ütlen siis, natuke paremale, et tundub, et läks liiga korvi peale kohe alguses, et aga jättis omale kindlasti võimaluse puttida. Ja Siim siin kindlasti pigem nagu tagantkäe mängijana valib siis ka tagantkäe liini, mis ei tohiks ka sellise kogemusega mängijale enam mingist raskust valmistada. Aga siin vist natuke madalaks ja varakäest lahti läks see ketas, kuhu ta nüüd täpselt maandus. Siiski peaaegu, et nagu putile. Tõenäoliselt on seal mingisugused oksad ees, aga võimalus on kindlasti olemas. Ja Lõuna-Eestit siis esindamas siin Silver Koni, kes tegi väga ilusat mängu meistrikatele. Kindlasti on see aasta veel siin hambaid näitamas erinevatel võistlustel. Jah, Silver on mingisuguse stabiilsuse saavutanud, et siin selle viske pealt seda muidugi kuidagi näha ei ole, aga esimene vise ikkagi finaalpool, välja hõigatud nimed. Jah, hästi palju on õhus. Silver oli küll natukene ees teistest, aga ütleme, et poodiumi kohtadel oli tegelikult mängu küll ja küll veel. Jah, et siin selle talve ja külmaga võivad need olud väga kiiresti muutuda ja kui käsi külmaks läheb, siis ma räägin küll endast, aga ma tean, et ka Silveril vanasti vähemalt olid väga ilus vise siin vahepeal Kristo Vaikmaalt. Et täpselt nii see eeskesi peabki välja nägema väikse skipiga. Nii, ja nüüd vaatame, mis sina siin korda. Muidugi kerge selline balletikooli liigutus. Jah, käsi eest taha. Ja iseenesest see vise on tegelikult väga lihtne, aga näed, siin see vise vist nii hästi tookord ei õnnestunud. No ütleme nii, et sul oli natuke õnne ja no tegelikult see vise peaks minema nii-öelda vasakul olevate mändide peale täiesti ja sealt rahulikult feidima, et kõik nii-öelda õnnestus vastupidiselt, kui algne plaan oli. Aga juhtub ikka. Ja kui ma eksi, siis Koni läheneb siin Discrafti kettaga zone ja peaks olema selline, ma ei tea, 60 meetrit eeskäe sellist lähenemist, mis ei ole kindlasti väga suur raskus temale. Saab ilusti sellega hakkama, et teatab kuskile 5 meetri puti omale. Ja minul ei olnud siin midagi muud teha, kui lihtsalt tegelikult minna korvi alla mängima, kuigi mulle tundub, et ma vist lähen siin midagi muud isegi proovima natukene. Natuke vist ikka läksid jah seal supsima, tead. Aga aus katse ja lihtne 3. Absoluutselt. Ja Siimul on siin tundub, et on oksad ees natukene. Ja kindlasti seal need on sellised nähtamatud oksad talvel. Ja
jah, ja pigem vist isegi ei tahtnud väga. Jah, ei ole mõtet alguses seal minna nii-öelda proovima, et pärast võtad 4 ja seda sa kindlasti ei taha, et rahuliku parriga alguses minema ja radu on küll ja küll, kust neid võtta. Silver on kuskil 10 joone peal, kui ma ei eksi, et Jah. ja no Käsi külm või lihtsalt ikka oli suuts kaugemal. jah, 11 vast oli, aga noh, see esimene putt ja talvel need kettad muidugi ei jää nii-öelda korvide juurde ka, kui nad mööda lendavad, et peab arvestama veits pikema nii-öelda tagasitulekuga. Koni nüüd muidugi eksis kuskil 5 meetri putil, et annab siin teistele 1 ära ja isegi Kristole arvatavasti 2 ära, oleneb nüüd, kas Kristo saab selle asjaga. No sellise kaliibriga putimehel nagu Kristo meil praegu on, siis nagu no, selline ja näed, isegi markerit ei kasuta, et köhida, võiks öelda. Võib-olla ainult nuuskas ei teagi. Ja ülejäänud on siin Silveril tähendab Pougi minule ja Siimule siis nii-öelda parr ehk 3. Noh, parriga on okei alustada, aga ma arvan, et nii Siim kui ka mina eeskäe mängijana oleks kindlasti siit pigem nii-öelda birdit tahtnud vastavalt vaadates neid olusid praegu ja seisu. No siin me näemegi, et Silver on juhtimas -16-ga, Vaikmaa -13-ga tõusis nüüd ainsana teiseks, Isub kolmas -12 ja sinul ja Konil siis praegu -11 jagate 4. Teine rada lihtne selline 50-60 meetrit, aga 2 mandopuud, millest peab täpselt läbi viskama, teevad siis selle meil nagu raskeks, et see on pigem selline peas olev rada, et ma arvan, et kui nendele samadele mängijatele anda 5 ketast ja viska need läbi seal, ütleme, ja mandos ei pane, aga viskasid august, siis viskas kõik sealt läbi, aga kui need mandod sinna tekivad, siis juba muutub asi nagu kardinaalselt. Ja eriti siin praegu finaalringil nii-öelda teist korvi mängides. Kristo ja Siim on sellega siiani nagu said väga hästi hakkama ja Silver ka, eks? Jah. Aga noh, siin on varuks väike jokker, tänase päeva jokker võiks öelda, et siit... Jah, et oled ikkagist läinud siin tagant käega. Siit püssist hakkab nüüd pauku tulema, ma hoiatan, et ja... Oba! Ja siin on ilusti näha, et tegelikult sa mängid seifi. Ma mängin seifi, jah, kuigi peas ma mängisin ikkagi korvi alla, aga noh, ütleme nii, et see päev oli minu päev ka. Et teine ring, mis sellele juba eelnes, oli näidanud ennast päris kesisest küljest. Aga Koni siin ilusti ka korvi alla ja ütleme nii, et mina olen ka ainuke must lammas siin selles kambas praegu, kes ei suuda siit nii-öelda 2 versiooni endale tekitadagi. Ja siit lähed eest käega ja... Jah, eest käes ja 400 plastikust on selline kindel minek. Jah, ja ilusti pargitud sinna, et... No esimesega ei olegi mõtet seda parkida, ma arvan, et ma olen selline lähenemise, harjutamise värk käis mul seal. Ja. 3 on sellelt rajalt täitsa okei, ma tean, et mõned mehed võtsid isegi 4. Ja Siimu birdiput siis vast on tegelikult nii 8-9 meetri pealt, ma arvan, tundub siit lähemal, kui ta on minu arust. Ja, pigem oli ta kaugemal jah, ja seal on need oksad ja asjad jälle ees ja ega sealt väga meeldiv ei ole seda teha. Ja natukene õrnaks, et need on need kõige vastikumad putid, kui sa paned täitsa ikkagi kümpi, aga kuna ketas hakkab ära feidima, siis ketid ei jõua teda vastu võtta justkui. Nii, ja siin kindlalt ilusti vasakule nurka ära ja... Noh... Ei no see oli ikka tegelikult üsna kindel putt. Ja ega siin teistel poistel ongi ainult nüüd sissetõstmisrõõm võiks öelda vist, et ja Kristole üllatusi tohiks tulla. 2-2 ja ütleme nii, et hakkab siin nagu midagi toimetama juba, et ma arvan, et Silvergi siin nüüd. Jah. Ja Kristo puhul on see minu arust uskumatu, et mina olen talvel nagu ära pakitud Balbino jäätise maskott, siis Kristol on nüüd paljad käed, mütsi pole peas ja mäng on timne. Ja nagu ei hakka külmetama. Ja mis viga nii mängida talvel? Sul on soe süda lihtsalt. Ja, see on minu eripära tõesti. Seal on see asi, jah. Aga nüüd Vaikmaa 3. rajal siin iseenesest selline tagant käe otse vise, natukene feidib lõpus ja kas ta circa 90 meetrit on seal. Et üldiselt siin mehed lähevad putri ja midaritega, kui ma ei eksi. Silver läheb kindlasti, ma eeldan, et shieldiga, ma täpsemalt ei tea, mis plastikust see on, aga ma arvan, et mingi putter see on kindlasti. Et selline iseenesest suhteliselt rutiinne otse vise. Ja
sinna jääb nii-öelda 3 meetrit seifi isegi tagumisest sellest OB-joonest. Aga seal on, ma arvan, nii 9 meetri putt, et saab võimaluse endale anda vähemalt. Siin rajal ei taha minna paremale, nii-öelda sinna võsasse vasakul on veel nagu ikkagi päästmisruumi, kui sa suudad vähegi kaugemale visata kui esimesse puusse. Et sealt võiks nagu 3 ära tuua, aga paremalt võib-olla, kui nii-öelda ebaõnn tabab, siis on nagu juba raskem see asi. Ise olin ka seal vasakul põõsas kohaks, sealt oli päris okei 3 võtta. On jah? Ma ei viska sinna välja, et ma pidingi sinna põõsasse viskama, et safe oleks. Nojah, Siim siin viskab putriga jällegi, et eks see ongi Annikoru jõud versus nii-öelda Põhja-Tallinna jõud. See oli ikka ilusti, siit tundus küll joone peal, aga kas ta läks nüüd pikaks või jäi sisse? Ei, ta läks jah pikaks, ta oli mingi libises OB-sse. Aga sealt ütleme, et on pigem niuke lihtne OB3, et ja tagantkäe võlur jätab selle lühikeseks. Ei tea, mis seal juhtus, aga ju oli määre vale. Ei, aga sealt saab ikkagist jälle ilusti parri kätte, et ja Vaikmaa tegelikult ka ikkagi suhteliselt kogenud tagantkäe mängijana, et kindlasti ma arvan, et selle avaga ta rahule ei jäänud ja selle lähenemisega nagu veelgi vähem. See lähenemine oleks pidanud kordades lihtsam olema, kui see ava või see isegi, ma arvan. Ei, kuidagi just ei jäänud kätte kinni, libises nagu minema varem. Kõrgele jah, natuke vara. Aga siit metsa vahelt ei olnud midagi muud, kui lihtsalt minna nii-öelda 3 päästma ja parri võtma. No jaa, aga see on 3 meetri peal sealt. Sealt on siis isegi sina paned sealt ära. Jaa, isegi on juhtunud seda. Silver on jah kuskil umbes 9 ongi, vaata, see joon paistab siit. Tundub, et käed on veel külmad ikka ja ikkagist näha on, et seda lund sajab ja väga meeldiv see ilm ei ole. Jah. Et tihti nende talviste mängudega ongi minu arust see, et vaatad küll, et jah, lähme teeme ära, et mis see on ja siis kui mängima saad ja 5 korvin mängid, siis saad aru, et miks ma ikkagi seda teen vahepeal. Et ei saa ju selle külmaga nagu mängitud, aga siin on väga ilus tagasi tuleks Silveri poolt. Ma ei teagi, kas see oli võib-olla meeter ainult lühem kui see esimene, aga nagu see ikka on, et parri päästad üks ikkust ära, aga pöördit ei võta. Kristo päästab ka parri ära ja Koni siit sai ainsana 2. Jah, ja Siim läheb OB3 päästma, sest ava läks pikaks. Mis sa teed, kui kätt on? Jah, ja selle viskab ilusti sisse ära, et siin tegelikult veel ei ole kõigil 3 käes, et me peame selle ära vaatama. Siin on see korv liikus ka, sai kätte ikkagi. Läks tal suhteliselt napilt praegu. Nii, ehk siis siit rajalt pöördi ainult Konile ja teised parriga edasi. Ma arvan, et siit rajalt on parr okei veel. Pigem tahad esimeselt teiselt saada pöördit kui 3. Vähemalt mina. Aga see on nüüd küll niuke rada, kus kõik tahavad kindlasti saada. Jah. Ja Koni paneb ja läheb natuke liiga vasakule see ja ta saab sealt mingisugused väga õnneliku skipi sai, kui ma valesti ei mäleta nii-öelda. Sai jah, sai isegi, ma arvan, 2-3 skipi, et talvevõlud. Vaikmaa paneb selle nüüd, läheb vist natukene pikaks sinna taha põõsasse, aga ikkagist jätab omale mingi võimaluse. Tema jaoks on selline veel mugavustsoon isegi vast, jah. Ja Sillult siit suhteliselt selline tavaline eeske lähenemine, nagu ta on. Ja see on üsna kohal. Jop. Et ei teagi, mida ta siin viskas. Tundus, ei tea. Jah, raske öelda, kas see mingi no mis neil on, harf või ikka, jah, võib-olla oli täitsa putter. Kuigi lendas kuidagi kiire. Nii, näed, Siim ka eestkäega täitsa asjalik. Natuke õnnetu selline skip, mis ajas rollima ja siin on jälle balletikooli poiss. Teeb oma kava läbi, hüpped, keha soojaks. Treeningu ajal oskas ta päris hästi isegi seda rada mängida. Vaatame, kuidas tal nüüd tuleb. Ja jättis natukene madalale. Jaa, aga ta ikkagist jõuab ringi sisse. Ei jõudnud. Ei jõudnud, jah? Ei, näed, ringi joon paistab see. Et siin 11-12 jäi, et põõsa vahelt ka ega sealt kõige meeldivam ei ole. Ja Konile ikkagist on ka päris ringist väljas. 12-13 tundub olevat, jah. Aga näed, ei katusesse, hea katse. Katse oli väga hea, jah. Lihtsalt sipakene kerge, aga pigem kõrgele kui madalale. Nii ilus panoraam võte siin. Siin on kerge sirutus. Kohe näha, kui kaugel see on ja siit oba. Ikkagist nagu tugev vise, et ikkagist nagu suurt kartust ei olnud.
ega seal ei olnud midagi enam karta, algus oli olnud juba selline lahja, et tuli minna. Ja ikka ei olnud vist väga hea koht see, et ei olnud seal väga suurt auku talle jäetud. Et siis tegelikult tundub, et Siim on kuskil 8-9 peal. Joon on tal selle taga igatahes. Ja teoorias nagu võiks ju vaikselt hakata pihta selle pöördiga. Jah, aga eks ta ole ikkagi see viimane päev ja tead pinged ja asjad, et jah, ongi ja katus on ees. Ühel mehel oli sein ees, aga siin on meil katuseid ka ees poistel, et ja paremal, aga ikkagist võtab kinni, tundub, et ja tundub, et siit tuleb ka ainult üks pöördi ja see jääb siis Silverile. Et teised mängijad kindlasti siin pigem ikkagi arvestasid ka selle pöördi endale nii-öelda sisse, aga see enne pöördi arvestamine kipub tihti nagu vastupidiselt minema. Et ei taha seda pöördit tulla sealt, kust iga kord ootaksid. Nii tundub, et sul ikkagist on seal mul on mingi lima jäänud sinna ketta külge, jah, et eelmisest õhtust mingi mänguasja lima on jäänud külge sinna. Ei tea, mis see oli, aga noh. Aga said sisse pandud ja parr käes. Jah. Isupil nüüd ka kindel parr ja ütleme, et Ülaraua poisid olid siin kohal väga tegusad. Ja Silver saab selle hopsti sisse tõsta. Ja kasvatab oma edu praegult veelgi, et 4 viset Vaikmaa ees ja ülejäänud on kõik väga, isegi Vaikmaa tegelikult 4 mängijat 3 punkti sees, et see on tegelikult ikka väga tasavägine. Jah, et siin talvises formaadis see on nagu lihtne muutuma, kuigi OBS-i väga palju meil ei olnud seal see aasta, et nagu selliseid robustseid eksimusi oli ikka raske teha, et nagu Euroopakat viimaselt rajalt 9 võtta, et seda nagu oleks andnud teha. Nii, Koni läheb nüüd liiga sealt, aga saab päris hea skipi natuke pikaks, aga sealt võib-olla annab midagi teha, et kuna ta on juba suhteliselt lähedal, siis tegelikkuselt sealt mingisuguse võimaluse tavaliselt ikkagi saab nii-öelda välja võluda. Ja Silveri vise jäi lühikeseks avavise, et jah, kuigi see rada on tegelikult vähemalt minu jaoks suhteliselt selline, kuidas ma ütlen siis, tavaline rada või nii-öelda inglise keeli basic, et esimene nii-öelda forevise 75 meetrit umbes ja teine siis selline väike lähenemine, et aga eks võistlus ja talv ja kõik asjad selle Siim nüüd läheb väga vara sisse, aga saab väga õnnelikusid puupõrke ja see pigem jääb nüüd niisugusesse kohta, kus juba saab nagu püüdma hakata. See oli jah, väga õnnelikult lõppes tal, et kui niimoodi iga kord läheks, siis oleks lausa lust. Mina viskan siin 750 H2, mis tõmbab natukene liiga sirgu ennast ja läheb saab päris robustse skipi sinna nii-öelda tahapoole, kust juba läheb natukene raskemaks see lähenemine. Silveril nüüd tegelikult väga lühikeseks ka see jäänud, aga nüüd tabab seda jah, sealt nurga alt see auk ei ole nii suur, et ta on küll olemas, aga palju ei ole vaja, et sealt ikkagi mitte seda võtta. Ja Siim nüüd aga viskab selle täpselt sinna 10 meetri joone peale, et ja siin on ikkagist nüüd tulnud ikkagist tõsised mehed viskama. Ju oli tunne, et keha on ikkagi külm ja vaja natuke sellist aeroobset liikumist rohkem kehast sisse viia ja kaasata kogu keha nii-öelda liikumiskultuuri. Ja madal oda, ma ei tea, kas see oligi nii mõeldud, aga võib-olla, et nii madal ei olnud, aga tulemus oli õnneks ikkagi sealt peaks nüüd kätte saama ja siis sa saadki oma nii-öelda pöördiarve lahti sellel päeval. Jah, kui enam nii tihti oda ei viska, siis on juba raske seda ükskord välja võtta 6 jooksul. Samas tundub, et peaksid tihedamini seda tegema, sest praegult tuli hästi välja. Ja näed, Koni nüüd ikkagist võib-olla see oli Konile praegu suunatud, eks me seda ei tea. Kuigi Lõuna-Eestis neid pigem on neid seal olnud, kui siin põhjas, ütleme nii, et põhjas olevat kunagi aegade alguses olnud, Keila mehed olevat kõvad gümnastikapoisid olnud, aga aed on muutunud ja trend on liikunud lõuna poole. Vaikmaa paneb, aga sai ka seal ikkagist mingisuguse puu. Ikkagi suhteliselt palju on neid oksi seal ees, et läbi saada õnnelikult sealt siis. Nii, Koni on nüüd oma pöördiputil, pigem lähenemine. Siit on oma 25 meetrit küll, ma arvan. Ja Silveril ka kuskil 18, ma pakun. Võimalik täitsa, jah. Ja vast aasta aega tagasi Silver ei teinud kordagi straddle putti või see oli ikka väga harv juhus, siis nüüd ta on seda nagu järjest rohkem tegema hakanud. Straddle on siis meil harkputt, et sul on jalad nagu harkis, et
mitte nüüd siis nii nagu Kristol, vaid nagu teistmoodi argis. Kristolt aus katse, kahjuks napilt mööda. Siim on nüüd siis selle 10 joone peal. Ja siit ta paneb selle asja teele ja see on olemas. See on korralik selline ja siit veel üks pöördi. Kindlustunde tekitaja 10 pealt ära paned, et siis järgmine kord on 6-7 pealt ikkagi juba kindlam. Jah, ja kui ma ei eksi, siis teised võtavad parri ja sinule ja Isupile pöördi. Just nii ongi. Saite natukene tagasi asju. Jah, ütleme nii, et kas selline 5 või 6 rada vist jah, et 5. rääks oli plaanis ikkagi natukene rohkem neid pöördisi koguda, aga mis sa teed? Pool rada on samas veel ees ja pöördisi igal pool võtta. Jah, nüüd 6 rada. Niuke pigem on sinna lihtsam eestkäega läheneda. Jah, kuigi nii-öelda tagantkäevõlurid kasutavad ka otseteed sinna putterite ja midaritega, et on ka see liin olemas, aga kindlasti on seal rohkem puid ees nii-öelda sellel liinil. Siim nüüd kuskil viskas sinna korvi kõrvale mättasse, aga sealt veeres ikkagist kuhugi, ma arvan, et 9-10 meetri peale. Ja nii-öelda käest välja minnes tundus see vise okei, aga kuidagi ta sai sealt mingisuguse puu tundus, et kuidagi läks see päris pikale ka. Silver nüüd siis samamoodi eestkäega. Joon tundub täitsa niuke, et on kohe korvi all, aga läks hoopis nii. Kukkus sinna põhja ja ongi. Ja tundub, et see on täitsa sees ikka, ma arvan. See tundus nüüd, et on Justice, kui ma ei eksi. Aga võib-olla ma eksin. Tundus niuke seal see tekst peal olevat. Igatahes väga õnnestunud vise või siis teistpidi võttes ebaõnnestunud lähenemine, aga sees ta on ja paremaks see rada ei saakski enam minna kellegi jaoks. Jah, et ütleme, et ühega sisse visata on üldiselt on üsna tore, et sa oled õnnelik, et see korv ette jäi, et muidu oleks ikka väga pikaks läinud. See kusjuures oleks vist isegi jäänud veel nagu mõistlikule kaugusele, kuna seal paremal all on selline auk, mis võtab tu kohe kinni ja vist ei olnud ka Vaikmaa siin väga kaugel isegi korvist. Nojah, eks nad selle laamendavad. Ja Siimult siis siin pöördiputt. Ja ei ole kõige mugavam see asi. Jah, teab, et tagapool langeb kohe ja nii-öelda comebacker oleks võib-olla isegi kaugemalt. Aga kindlasti proovime ta läheb ja proovime, kas sealt peab. Ega seal ei olegi midagi. No, ja see oli ikkagist niuke paari sentimeetri küsimus praegu, et need on need magusad poisid. Ja Vaikmaa vahepeal paneb siin ära. Ja kui ma ei eksi, siis mina olen üks 7 meetri peal, aga ma võin öelda, et on nii-öelda häid päevi puttimises ja on neid nagu väga häid päevi. Et siit võib nüüd tulla üks päris terav lähenemine sellele korvile. Vaatame kohe täpsemalt selle üle. Aga see ikkagist puutus ära. Võib-olla oleks pidanud ikkagi rokiga lähenema, et oleks see kiirus nagu on kiirem, oleks ta kindlasti jõudnud sisse minna. Ja Silver Koni, ma ei tea, kas tänu minu ebaõnnestunud putile hakkas ka üle asju mõtlema või mis juhtus ja pani vast isegi meetri või 2 lähemalt mööda selle. Ja ei, tema oli täitsa 4 meetri peale ja sealt pole Rainer Kala vist kunagi mööda pannud. Pigem olen jah, et ma pigem nagu 10 pealt eksi, 4 pealt rohkem. No aga siin on näha, et Silver on ikkagi hoo üles võtnud ja peale siis 6 korvi on ta 4 alla, mis küll sisaldab ka ühte hole in one, aga siiski juba nii-öelda okei tulemus, et 7. rada on nüüd siis 115, kui ma ei eksi äkki. 116 vist oli äkki. No jah, meeter sinna. Ja Silveril nüüd sai väga kehva skipis. Et siin on tihti see, et paremalt poolt sealt korvi juurest alles tekib nii-öelda tuul. Et kui siin alguses üritad aru saada, et kas lähen kangema või lahjemaga, siis sinna platsi peale jõudes see kogu skeem nii-öelda muutub ja ketas käitub hoopiski teistmoodi, aga siit näeme väga ilusti viset Kristo Vaikmaalt. Ja väga kehva skipi. Vabandust, jah, skipis väga kaugele. Ja peaaegu vist isegi OBS-e. Minu mälestuses oli see kuidagi korvi all. Aga vanusega kaasnevad ka mäluprobleemid. Soovitan kõigile vahepeal mälu kontrollida ja Siim Isupilt siit lihtne haiser flipib ülesse nii-öelda ja võiks skipida, aga ilmselgelt siis, kui seda skipi vaja on, seda ei tule. Ja mina lähen siin ka T1-ga kergelt sisse mängitud, aga katsun visata sinna täitsa haiseris seda ja täpselt see ketas nii lendabki, nagu ma mõtlen. Aga on meil varuks ka mõned lisaasjad ja otse üle korvi ja teisele poole umbes 10 meetri peale, kust sa enam väga hästi ei taha minna nii-öelda puttima. Sellele korvile kindlasti mõte, sest see korv on ikkagi
kõrgemal ja ikkagi tuult puhub, et jah. Ja Koni lihtsalt teeb oma 3 lähenemise. Siin ikkagi kaugelt, kui proovima lähed, siis võib see roll tulla ja kuna mägi on, või korv on väikse mäekese peal, siis siin ma nüüd ei tea, kes Silver läks proovima läinud, igatahes tulemus mängis ennast kenasti sinna suhteliselt korvi alla. Samamoodi Kristo mängib korvi alla. Ja kui ma ei eksi, siis mina isegi vist läksin proovima, sest tundus, ja ei, see oli ikkagi täitsa proov ja see oli päris aus proov, et ta läks alarauda küll, aga see päev läks kõik alarauda, ülarauda ja kettidesse, et jah. Ja Siim ka veel ikkagi mängis vist alla, jah. Konil nüüd siis mingi 4,5 peal. 5, jah. Ja ilusti sisse, et siin on päris vastik puttida. Kui ma ei eksi, siis Koni saigi teisel ringil siit, äkki ta sai 6 siit, et oli väikse. Jaa, me olime seal samamoodi leaderpoolis ja ta siin võttis päris tublisti neid putte, kui ma valesti ei mäleta. Aga noh, kui üks hetk see putiralli hakkab minema, siis mõnikord võib see olla täitsa nii-öelda lõputu. Eks siis Silverile OB4 ja teised 3, ja nii on. Jah. Kuigi siit rajalt tahaks ka ikkagi väga birdit võtta, et ta on ikkagi avatud, suhteliselt lihtne, ei ole mingit takistusi ja ainuke asi ongi see nii-öelda lumi ja jää teeb selle skipi täiesti, kuidas me ütleme siis, et ennustamatuks. Ja siin siis selline pigem raske rada. Pigem raske rada, aga kui on nii-öelda kätt minna kas paremalt tagantkäega ümbert või siis eestkäega vasakult, siis iseenesest ei ole ka see nagu rada just raskemate killast. Kui on muidugi tuul, siis on teine lugu, aga see päev minu arvates väga suurt tuuleili ei olnud, jah. Kristo läks siis avadraivil esimesena viskame eestkäega ja ma arvan, et pigem täitsa okei vise, jah. Ta on seal ääre peal peaks olema. Ja Siimu tagantkäsi samamoodi. Ja millegi pärast ma suutsin kõik need visked seal võistluste ajal kuidagi pikaks ja üle visata, kuigi ma ise ei teadnudki, et kus see pikkus nüüd tuli seal järsku, aga ju sai siis seda mesikäpa kommi söödud hommikul liiga palju. Ja võis küll olla selles oli. Koni ainukesena üritab minu arust siit keskelt nii-öelda rünnata seda korvi, et iseenesest see on kõige raskem liin, et ta sinna korvi alla jääks. Ja on ka seal kuskil natukene väljas, ma arvan, ringist, aga ikkagi putil, et sellel rajal putile jõuda on juba päris hea saavutus. Ja Sillu ees käega natukene, kui ma ei eksi, lasi kettal üle minna, mis aitab tal rohkem nii-öelda feidida korvi poole, aga ikkagi natuke pikk samamoodi nagu mul, mitte küll õnneks nii pikk. Ja siit me näemegi puhtas vanglas olev Dvina Ninevi poiss, kes üritab siit midagi välja põluda, aga korvini on vast 12-13 meetrit ja mingisugune okste rägastik ka seal hulgas. Sai ta mingi oksa ja sellepärast ei lennanud ka lõpuni ilusti, aga võtame 3 ja lähme jälle edasi, kuigi see meil plaan ei olnud. Aga Sillul on siin mingi võimalus, küll on ta põlve peal, aga jääb ka natukene lühikeseks, et kindlasti oleks tahtnud vähemalt korvile pihta saada, aga ei jõudnud siin enda välja lennata kahjuks sinna. Ja Koni siin isegi päris see on ikka mingi 12-13. Jah, ringlist väljas. Ilusti otse kümpi ülesse. See on, jah. Ja kõrge sörgi sammu hoiab ka vere soojane ja kehas ringi käimas. Ja Siimul võimalus siit siis 9 või 10 meetrit. Raske öelda siin selle. Midagi, pigem oli vist ringis sees ikka natukene, aga ja. Sul on see valge kontrast jäänud nagu paika tõmbamata. Lumi on maha sadanud siin talvist ajal. Ja ilus putt ka Siimult, et ei jää võlgu siin Koni esitusele. Ja kui ma ei eksi, siis ka Vaikmaa näitab oma nii-öelda põhirelva. Maniaki on kose, joo kyllä. Ja nüüd siis ongi minu ja Sillu nii-öelda tap-innid 3. See jah, kas see oli ikka 4,5 meetrit, et ega see päris tap-in ei ole, et ikkagi tuleb vaeva näha veel, et see selle kohta võib küll nii öelda, et siin isegi see driveriga putitud. Ja olengi mina viimasena hoidmas seda -1 tulemust selle ringi peale, küll on see hea tunne. Aga Lätt on ühe järgi andnud ja Vaikmaa nii-öelda tõuseb vaikselt juba kannule. Aga ei, siit on veel mängida kõvasti. See aasta oli 20 korvi, et seda viset kindlasti Vaikmaa päris oma peas ette ei kujutanud, et ta selle sinna pilvede poole viskab, aga natuke kõrgele ta läks. Aga sealt on juba nagu lihtne läheneda. 3 on seal kindlasti nagu väga okei,
aga noh, see on ka selline rada, kus ma arvan, et pigem need mängijad siin tahavad nii-öelda 2 võimalust ikkagi saada. Ja Siim nüüd lootis, et see ketas kindlasti läheks rohkem üle, et praegu viskas ta juba Ja 10. raja fairway'le selle ketta. kui mitte 10. raja korvi alla äkki. No see on... Ja nüüd Konil läks see ikkagi ka liiga üle, et see aga kui ma ei eksi, siin juhtuski seda, et kõik kettad kippusid kuidagi väga pikale minema oodatust nagu rohkem, et ka minu enda vise tundus tiiala pealt täitsa okei, aga ikkagi see mesikäpakomm, mis ma hommikul sõin, oli liiasti. Jah, et see läks ka sinna taha ikkagi 10 peale või isegi kaugemale natukene. Sillu on ka balletikooli liigutusi natukene õppinud, aga mitte siiski nii palju kui mina. Üks väike meeldetuletav liigutus ja tutakas teele ja asja. Jah. Siit nüüd see kadus korraks ära, kui ta mõte tuleb jälle. Kui ma ei eksi, see läks ka pikale samamoodi nagu Oi, see läks jah. nii minu kui Silverconi ja siis Läti nii-öelda visked. Ehk siis klubi Hole in One'ile peaks see meeldetuletuse tegema, et selle raja korvi võib veel 15 meetrit edasi viia, et poisid viskad välja küll. Ja Isupil ei olnud, Isupil ei olnud jahki siin nüüd midagi muud teha, kui nii-öelda tavaline lähenemine panna kirja ja Vaikmaa teeb sama. 3. Ja me kõik siin minu arust siis küll üritame midagi, aga See jääb nüüd küll väga madalaks, et jah, kas ta tahtis nii-öelda siis jätta nii-öelda võimalust, et äkki kukub sisse, aga samas jääks korvi alla, kui mööda läheb, ei tea. no, siin minnakse ikka ründama nüüd. Ja ei tea, aga mis siin oli selline hõljuk, mis ei lennanud vist üldse nii, nagu ta pidi ja hakkas seal mingisugust muud asja tegema. Ja jääb jälle see kõige mõnusam, magusam väike millimeetrike puud, et sisse poole kukkuda. Nii, aga tundub, et ketaste asukoha järgi võiks öelda, et kui Siim selle ära paneb, siis peaks kõik parid kätte saama. Jah. Ja Siim ilusti tegelikult, tema oli täitsa põõses seal, et ilusti päästis oma 3 ära. Konile ka 3. Ja siin vist isegi tullakse praegu pott käes. Tagurpidi, Ville Piipu. Jah, tuul ei segaks. Ja ongi meil esimese osa viimane rada nüüd tulemas, kui ma ei eksi. 10. rada. Par 4, kõige pikem rada. Kõige pikem rada Jõekäeru discgolfi pargis siis 207 meetrit, aga ärme rutta asjades ette, et vaatame kõigepealt ka skoorkaarti, et nagu näeme, on Läti ikkagist kõvasti ees, -19, Vaikmaa -16, Isupconi -14 ja Dvinaninov -12, et tegelikult on mängu veel küll, et Silver on natuke eest ära, samas 3 punkti, 3 viset nii-öelda tagasi teha siin 11 rajaga, et see on täitsa võimalik. Vaikmaalt nüüd väga ilus vise kuskile sinnamaale sa tahadki jõuda, kui sul on suurem käsi, siis sa muidugi tahad veel kaugemale, et saaksid võib-olla juba teist viset kui mingisuguse keskmaa või täitsa putteriga teha. Jah, siin talvel olid need OB tõmmatud kohe mõnusalt laiaks, et tegelikult sai nii-öelda minna ikkagi vajutama ja eriti mõnusalt saab sel rajal vajutada, kui sul on tagantkäsi. Umbes selline, et kui sul umbes selline tagakäsi on, siis sa võid... Kuigi see vise nüüd ei olnud isegi nii õnnestunud, et ma ei mäleta, mis seal oli, mis see viga oli, aga kas ta jõudnud tagasi tulla ja tulemus oli okei, aga kindlasti mitte nii võimekas, kui see oleks võinud olla. Ja Konil täpselt sama asi, et jääbki sinna paremale kandma ja... Siin ongi, et seal tiiala pealt ei tunne seda tuult, mis nii-öelda selle autotee poolt peamiselt tuleb. Ja siis see ketas võibki jääda üle minema. Ja siit siis Markus meil läks eest käega ja... Õnnelikult läbi puu seal. Ja sai täitsa hea skipi veel sinna välja peale, et tegelikult siin ongi vaja avaviset, on nagu 100-120 meetrit ja siis on juba nagu võiks see pöördiga olla olemas. Et kui siis ainult tuulega muutub see rada nii-öelda raskeks. Ja Silver, jah, täitsa madalaks see vist natuke, aga sealt juba tegelikult annab ikkagist pöördit mängida. Pole nagu väga raske. Konilt nüüd, jah, see on ikkagist nüüd natuke liiga jäi madalaks, aga õnneks kuskil OB-sse või niimoodi ei lennanud, et Vaikmaa siin suudab selle viske kuidagi üllatavalt üle keerata ja see ei jõua teps mitte kahjuks tagasi seifi tulla. Et ja nüüd ta teeb nii-öelda lähenemisvised ka järgmisena ikkagi päris kaugelt. Jah, et sealt, ja see on ta 4. vise juba, et koos karistusega.
kui ma ei eksi, siis see oligi Vaikmaa nii-öelda ringi kõige suurem eksimus, mis ta tegi, et ülejäänud oli selline suhteliselt safe ja ilus rahulik mäng, et mina siit kõrgemalt jah, sinna korvi taha ilusti ta mahtus eeskäega läbi. Siit on täitsa võimalik, et tulebki. Et ma arvangi, et esimene mise oli circa 115-120 ja teine ongi siis selline 100 meetrit koha pealt, et Misub nüüd ikkagist... Ai, no see on ikkagist täitsa 5-6 peal. Väga okei. Et seal võibki olla tagant käega, kui sa viskad ja korvi alla otse maandub, siis ta võib saada skipi ja kui saab nii-öelda õnnetuskipi, võib isegi sinna vasakule poole OB-st lennata, et selles mõttes on tagant käega sinna vastu valli suhteliselt okei visata. Ja nüüd Vaikmaal oli siin õnne, et sai selle männi oksast ja kukkus täitsa sinna korvi alla, et päästab oma nii-öelda paugi ära. Silverile nüüd pöördiputil ja viskab välja, natuke vist oli vasakul ka, aga pigem oleks võinud juba ikka sisse jääda. Ei tundunud jah nii nõrk see putt, et ta nagu peaks selle välja laskma. Aga Koni teeb nüüd vist neljandat ehk päästab oma parri. See on vist küll tegelikult 5-6 meetrit ainult. Jah, et siin... Või noh, tundub, võib-olla on 7-8, ma ei saagi täpselt aru, aga... Pigem oli ikkagist 6 meetri peal, et just oli see, pani siin 12 meetris ära, nüüd on ikkagist paar niukest 5-6 meetrist eksinud, et niukseid asju tegelikult ei tahaks nagu sisse lubada. Ja isub nüüd siis ka 5-6 peal, ma arvan. Ta on juba ikkagi seal peaaegu mäe nagu nuki peal, et sealt ei ole enam midagi jäänud. Ja ilusti kümpi. Ja sul väga lihtne pöördiputt. Võiks öelda peaaegu, et bullseye putt. Aga noh, ei ole. Ei olnud jah. Vaikmaale nüüd siis paugi. Jah. Ma eksis, see on Vaikmaa esimene paugi, see ring. Jah, Konile samuti paugi. Konil on juba mitmes paugi. Ja noh, näeme seda massiivset galeriid, kes kaasas on vaatamas, et see ja, ikkagi... Minjajevit on näha ja selline oligi siis meie esimene osa, et Minjajev lõpetas selle ja nagu me näeme, siis pärast esimest 10 korvi Silver -19, Isub -15, Vaikmaa -15, Koni ja Dvinjaninov -13. Näeme tagumise 10 juures. Tšau!